Tere tulemast Võrkturunduse lehele. Minu nimi on Kristjan Kiis. Jim Rohn on üks parimaid õpetajaid meie valdkonnas, kes oskas selgitada keerulisi asju lihtsalt ja näidata sulle asju natukene teise vaatenurga alt. Ta ütles, et teadmatus ei ole õnnistus. Teadmatus on tragöödia. Mida ta selle all mõtles, on see, et kui sa millestki ei tea, siis ei ole see, et väga hea, ma ei tea sellest, ära räägi mul, ma ei taha sellest teada. See on sinu mure, kui sa sellest ei tea. Kui sa sellest teaksid, siis sa võiksid sellest õppida või sa võiksid sellest kasu saada. Või siis, kui inimene ütles, et see on kõik, mis ma siin firmas teenida võin, siis Jim Rohn ütles, et ei, see ei ole kõik, mida sa siin teenida võid. See on kõik, mida firma sulle maksab. Sellega tahtis ta öelda seda, et kui sina ennast koolitad, ennast arendad ja oled firmale kasulikum, siis ka firma maksab sulle rohkem. Paljud inimesed tunnevad ennast kuidagi läbikukkununa, kui teised inimesed, kellele nad siis oma võimalusest või siis ärist räägivad, sest aru ei saa. Sa räägid neile oma ärist ja sellest, kuidas nemad võivad sellest kasu saada ja nad lihtsalt ei saa aru. Ja siis sa saad vihaseks, et miks inimesed ei näe seda, mida mina näen, miks inimesed ei saa aru sellest, millest mina aru saan. Miks inimesed ei näe, et meil on parem tulevik. Aga see, mida ma sulle nüüd ütlen, võib siin natuke ehmatada, aga tegelikult sa ei soovi, et nii juhtuks, et kõik inimesed, kellega sa räägid, liituksid sinu ärivõimalusele. Kui kõik inimesed siin maailmas näeksid, mis meie valdkonnas on, siis tead, mis juhtuks? See organisatsioon teeks lihtsalt korra tugeva reklaami ja ta ei vajaks sind enam. Samamoodi, mis juhtuks, on see, et kui sina kui professionaalne võrkturundaja teenid praegu palju raha sellepärast, et see nõuab suurt väljakutset sinult, et avada inimeste silmad ja näidata neile, mis on see, mis on sinu äris, siis see on ju see, mille eest sulle tegelikult makstakse. Pluss siis see, et hoida seda organisatsiooni, kasvatada, motiveerida, koolitada inimesi oma meeskonnas ja nii edasi ja nii edasi. Sest tegelikult see kõik, need kõik on õpitavad oskused. Aga paljud inimesed näiteks soovivad õppida, aga nad ei õpi. Nad tahaksid õppida, aga nad ikkagi ei õpi. Ja sa ei soovi, et kõik inimesed kohe liituksid. Selles mõttes, et ma olen isiklikult palju inimesi näinud, kes lubavad, kes tahavad ja kes lausa põlevad, et tegutseda. Aga kui sa alustad, siis need lubajad on kuhugi kadunud. Neil on ainult vabandused. See, mis teeb meie valdkonna suurepäraseks ja nii hinnatavaks ja teeb meie töö nii tulusaks, on fakt, et see on raske. See nõuab väljakutset ja paljud inimesed ei saa sellest aru. Meie valdkonnas on kujunenud välja kuidagi selline võluvitsa mentaliteet, et kõik peaks toimuma üle öö, üle paari kuu, tulen võrkturundusse ja kõik läheb ilusaks. See tegelikult võtab väga palju aega, jõupingutust, oskusi, kirge, et viia oma organisatsioon järgmisele tasemele. Ma loodan, et see, millest ma siin praegu rääkisin, paneb siin natuke teisiti mõtlema. Et see on nii masendav, kui ma räägin ja teistest ja keegi ei saa minust aru ja tegelikult pead sina ennast paremaks muutma. Töötama rohkem enda kallal. Arendama enda oskusi. Kui et olema masendunud ja pahane kogu maailma peale, et minust ei saa keegi aru, et mis nad ei saa aru, vaata kui hea ärivõimalus mul on. Ma loodan, et
see video andis sulle natukene teise vaatenurga mõtlemiseks, kuidas edasi tegutseda. Minu soov sulle on, et ka sina sooviksid saada professionaalseks võrkturundajaks, sest et meil on parem tulevik. Nüüd lähme ja räägime sellest tervele maailmale. Aitäh!